Nüüd võtab siis ürituse kokku ülitoredad Ruutu 10 Rauno ja Toivo. No nii, jaa, wow. Annika, milline sümbioos tehnoloogiaga, milline ajast, milline lõpp? Kirsika, me küsime sinu käest kiirelt, mis ajaraam meil on, mille raames me töötame, kui palju sa näed, et ühesõnaga, jah, mis ajaraam on? Vabandust, teil on 17 minutit. Okei, super, väga hea. Esiteks küsime, kas Helmer on Helmer veel alles meil siin? On jah. Siis kangesti tahaks Helmeri abi kasutada. Meil on üks spetsialist, meil on vaja spetsialisti abi ja kui Helmer saaks panna kaamera tööle ja mikrofoni tööle, siis me saame seda teha. Kui muidugi turvakaalutlustel tohib teha ja tehnika võimaldab. Ja. Nii. Aga anname talle veel aega tulla. Ja senikaua tegelikult Toivol on üks lahe mäng ja selleks puhuks me loosime teid nagu paaridesse. Ja et teada, kes nagu reaalselt nagu mängijad, meil oleks hea teada, et me praegu arvestame nendega, kelle kaamera töötab vist, tasub arvestada. Proovime isegi niimoodi, et te leiate Zoomis on emotikonide koht. Et kui te olete suutelised chati kirjutama ja kaasa mängima, siis pange pöial ja siis me näeme, keda me saame kasutada. Üks pöial on. Ma võin ka tegelikult mängida kaasa, me saame selle arvu teist vaja. Ühesõnaga, siis on reactions, reaktsioonid, et siis saate panna siia. Ma tulen ka mängima. Sille Lauriin. Ja vaatame, kas meil on veel kedagi, keda me saame kasutada. Saame Raunole võib-olla chati partneri. Jörgen, Merili, Marek Annika. Ei ole sellest hullu, siis Lauriin ja siis meie enda armastatud Kirsika saavad selle meile ette näidata, kuidas see käib. Sille ka. Ma olen Sillega. Ja Rauno Sillega ja kõikidele kodustele väga keerulised ajad on, me ei saa omavahel kokku, küll aga te saate seda mängida täna homme, ülehomme öösel sõpradega, isegi chatis ja kohe me näitame, kuidas see chatis käib. Selle jaoks siis Zoomis saab kasutada personaalselt kirjutada, et kellele ma tahan nüüd kirjutada. Et Rauno valib, et ta kirjutab siis Sillele. Sille, kui sa saad vaadata seal, kus sa teksti kirjutad, sealt sa saad valida, et sa kirjutad Toivo Värbule, sest minu kasutajaga Rauno on praegu sees. Siis, ja ma panen Kirsika ja Lauriini siis omavahel paari, et teie kirjutage privaatselt üksteisele. Kui see valik on tehtud, võib pöidagi märku. Ja tuli, kõik saite selle tehtud. Niimoodi. Ja kuidas see harjutusülesanne vaba improvisatsioon siis välja hakkab nägema, on see, et ma kasutan selleks praegu Raunot püsti. Ja kujutage ette, et me omavahel kirjutame. Me hakkame kirjutama sõnahaaval lugu. See tähendab seda, et mina kirjutan ühe sõna, Rauno kirjutab järgmise sõna, mina kirjutan järgmise sõna ja nii edasi. Ja mingi hetk ma ütlen stopp, siis te lõpetate kirjutamise ja siis me saame need lahedad improviseeritud koha peal üksteist kuulates välja mõeldud lood ette kanda. Ja näide siis selline. Elas kord üks mees, kelle koer oli suur. Talle meeldis käia jalutamas ja mõnikord haukus ka peremehe peale. Peremees seevastu armastas oma koera sügavalt ning leppis
olukorraga nii, et elu läks tavaviisi edasi. Selline lõbus lugu, mida me siis kollektiivselt koha peal lõime. Nii et Sille, kui sa saad kirjutada nüüd Raunole esimese sõna, siis Rauno kirjutab sulle mingi järgmise sõna vastu ja teie lugu hakkab siis lahti rullima. Samamoodi siis Kirsika, kui sa saad Lauriinile kirjutada esimese sõna ja Lauriin saab siis hakata seda lugu jätkama. Ja annan teile siis lühikese ajaakna, olge nobedad, üle ei tasu mõelda, vaadake, mis teil pähe lööb ja lõpuks saame põnevalt selle loo ka ette kanda. Niimoodi, ja teie kirjutamisaeg hakkab 3, 2, 1, nüüd! Sille, ma ootan sinu esimest sõna, kui sa veel pole kirjutama hakanud, igaks juhuks ütlen. Anna meile lisaaega. Sille valib oma sõnu hästi. Aga pidi panema selle pildi kinni, et saab kirjutada telefoniga. Sille kirjutas, et ta kirjutas 2 korda, kas said kätte, kas toimib teil? Ei saanud, meil on ka tehnilised viperused. Nii. Tšau. Ei, kirjutas küll. No vot. See oligi ta esimene sõna. Tšau oli esimene, okei. Kirjuta uus. Ja, usun, et meil Kirsika ja Lauriini lugu saab juba teist episoodi. Sest vahva on näha neid muigeid nägudel. Ahah. Niimoodi. Rauno ja Sille said otsa lahti. Väga hea. Anna meile natuke aega, me tahame. Ma lasen Sillele ja Raunol veel paar sõna panna, nii et kui Kirsika ja Lauriin tahavad lõpetuseks oma loole veel midagi lisada, siis te võite seda teha. Aga ei pea. Niimoodi. 5, 4, 3, 2, 1. Aeg on otsas. Niimoodi, ja kuna mul on ka feed ees, siis mul õnnestub Rauno ja Sille loodud lugu teile nüüd ette kanda. Lugu järgmine. Alasta siit siis. Elas üks naine oma kaktusega kortermajas 3. korrusel hästi kaua. Siuke lõbus lühikene lugu. Kindlasti sellele loole tuleb jätk, kui Rauno ja Sille selle siis õhtul või homme ilusti lõpuni kirjutavad. Küll aga ma annan võimaluse siis Lauriin, kui sul õnnestub teie lugu meile ette lugeda, sest meie seda ei ole näinud ja see on teie vahva ühislooming. Ja, ma võin lugeda. Oli kord maa, kus elasid noorsootöötajad, kellele meeldis matkata noortekeskustes ja süüa salatit, aga ka lapsi. Siuke rõõmsa lõpuga kord lugu.
Seda küll. Ja see on hea näide, kuidas tegelikult improvisatsioon sünnib, et keegi võtab julguse ja alustab ja teine tuleb ja toetab ja täiendab ja siis sünnivad lood teie enda silma. Koos sünergiaga teeme seda. Nii, ma vaatan Helverit me pole kätte saanud, aga võtame mängu Kirsika. Eks? Ja Kirsika, ma küsin, kas sul on kunagi tulnud ette võimalust siis olla töövestlusel see inimene, kes võtab tööle või nagu intervjueerib seda kandidaati? Jaa. Aga Lauriin tõstis käe, sina oled vist sellest rohkem kodus. Ei, Lauriin seda küsitled, intervjueeris, nagu ma aru saan. Okei, väga hea. Kirsika, siis seekord sa ei intervjueeri mitte Lauriini, vaid hoopiski ühte tegelast, kes kohe siia tuleb. Ja ma mõtlen, et siis äkki võiks see tegelane kandideerida noorsootöötaja ametikohale, siis sa tunned kõige rohkem ennast mugavalt ja oskad küsida asjalikke küsimusi, eks ju? Selge. Okei, väga hea. Teeme niimoodi, et minust Toivost saab üks tegelane, kes räägib samal ajal ühest suust. Me proovime siis Raunoga üksteist nii palju lugeda ja anda võimalikult adekvaatseid vastuseid sinu poolt esitatud küsimusi siis meie karakterile. Et Kirsika, kui sa valmis, sa võid siis alustada intervjuud ja siis testida meie pädevust või minu pädevust. Minu pädevust. Nii, okei. Kuidas ma siis teid nimetan? Minu nimi on Siia. Aitäh, väga kaunis nimi. Räägi mulle enda kogemusest tööst koos lastega, noortega. Mulle on 4 last ja mulle meeldib mängida. Milliseid mänge sulle meeldib mängida? Esiteks, mulle meeldib Xbox. Teiseks, mulle meeldib lauamäng. Ja kolmandaks, mulle meeldib väike mina. Ja. Kuidas on sul läbisaamine enda väikse minaga? Hea. Pole kaotanud veel oma ühte mina. Okei. Anna üks tore soovitus noortele. Tuleb leida endale üks tugev ja karmane sõber. Just see. Ja ärge võtke seda tüüpi tööle, see oli väga kahtlane meil. Selle on siis armast kodulugu. Ja, täpselt. Ja selline mäng, väga hästi. Head küsimused. Aitäh, Kirsika, et meil appi tulid. Palun. Cool, aga ma mõtlen, et äkki viimaseks mänguks. Ja, mis mitte? Viimane mäng, eks. Mängu nimi on Loe mu huuli. Ja see käib niimoodi, et mina siis ütlen Toivole ühe eestikeelse sõna. Me paneme mikrofoni kinni ning Toivo siis püüab seda sõna teile öelda. Ja teie peate ära arvama, mis sõna Toivo parasjagu ütleb. Jah. Nii et näiteks, kui Rauno annab mu sõnaks kodu, siis meil on mikker kinni ja mina ütlen seda. Jah. No nii, olete valmis arvama? Super, võite mikrid sisse panna ja hakata kohe pakkuma, sest siis saate anda Toivole tagasisidet, kui lähedal te olete.
Noorsoopolitsei. Nice. Jaa. See oli päris hea. Kes ütles? Lauriin või? Merili. Merili, jaa. Sina saad meie käest 10 punkti. Me õhtul tuleme, toome need kastrisse ära. Ja anname Rauno, ma annan Raunole ka ühe sõna ja siis vaatame, kas saate sellega ka hakkama. Seekord on see raskem, kuna see ei lähe teemasse. Ma panen mute'i ära. On pinnapealne. Kabinapealne. Mis sõna see on? Labida pealne. Labida, no Kirsike lihtsalt, ma arvan, et sa võiksid julgelt minna siis selleks, kes suudab huultelt lugeda. Et siis kuulajatele siis viipekeelt tõlkida. See on päris hea. koos Meriliga. Kuulge, aga ma arvan, et me tõmbaks endale ka joone alla ja hakkame lõbusalt siis Kastre suunas sõitma. Sest et kaua sa ikka siis virtuaalselt oled selles vallas, pead ikka kohale ka tulema, et vaadata, kuidas seal ilm on. Ja kui te tahate midagi kodus põnevat vaadata, näiteks improkomöödiat, siis me Raunoga oleme teinud online'iga mõned etendused, et võite meid internetist üles otsida, kui te lööte sisse Ruutu 10, kas siis Piletilevi keskkonnas või otsite meid üles siis meie kodulehel. Ja Elisa Stage platvormil oleme ka, seal on siis meie etenduse taga. Kirsika, aitäh, et meid kutsusid, üli lahe oli meil kuulata kõiki esinejaid, kes rääkisid ja lahe oli esineda ka, nii et meie poolt kummardus teile. Suur tänu ka meie poolt, te olete üliägedad. Ja mõnusat turvalist sõitu teile ja tagage siis enda ohutus. No kindlasti, saime palju nõu ja abi. Ja kindlasti kuskil veekogust ei plaani minna vahepeal. Tore oleks. Super. Aga tšauki ja aitäh kõikidele osalejatele. Loodame, et nautisite tänast üritust ja tulevikus siis ehk näeme juba kontaktis. Nii, aga ma vaatan, et meil registreerinud osalejaid ei olnud. Sille, ma tean, et sina oled noor. Jürgen, kas sa oled Jürgen, keda ma tean Kastre vallast? Ruutu 10 on see üks osaleja. Jürgen? Jah. Aha, ei andu. Ma ei teagi. Igatahes, Sille, me anname sulle Transpordiameti poolt välja pandud meenete paki. Nii et Merili võib sulle öelda, mis seal siis kõik sees on ja kui me kohtume, siis sa saad selle kätte. Nii, pakk on selline. Selle koti saad endale. Siis siin on sees kaela panemiseks sall. Siis on elkurpaelad. Siis on jalgratta esi- ja tagatuled. Ja siis on veel eraldi tuled jalgratta jaoks, vilkuvad. Vot, et sa sõidad rattaga ka, nii et sul on sellest palju kasu. Aga hästi,
Tõmbame siis otsad kokku ka meie, nii et kaunist jüripäeva kõigile ja mõnusat nädalavahetuse algust. Olge tublid!